Eile 1. mail oli puhkepäev töönädala keskel ja päikepaisteline ilm karjus mulle, mine metsa, aga mina väga armastan metsa. Just praegu, kui juba mitu päeva on kevadine soojus, mets on eriti ilus, sest ta on veel läbipaistev, sest noored lähekesed on väga pisikesed, aga puude all on kaunis lillevaip. Nüüd on aeg, millal karukeel õitseb. Ta on nii õrn, nii kaunis, nii sametine, õrna lõhnaga. Pärast õhtlast ja pikka talve on väga raske uskuda, et sa näed seda ilu oma silmaga. Eesti keeles nimetatakse seda taime karukellaks ja tõesti, ta näeb välja nagu kelluke ja on piisavalt suur, et kutsuda seda karulikuks. Aga meenutasin, et eesti keeles on paljudel sõnadel seos karuga. Näiteks karu ja kaer on karukaer. Karu ja kell on karukell. Karu ja keel on karukeel. Selle taime lehed on lamedad ja karvased, ilmselt nagu karukeel. Huvitav, keda karu limpsis? Karu ja lauk on maitsev karulauk ja praegu on aeg karulauku korjata. Karu ja mustikas. Karumustikas, ohtlik karumustikas ja isegi ohakas on ikkagi karuohakas. Ja karu on tõeline metsa peremees. Aga veel, karu on loodus- ja kultuuri mõttes Eesti jaoks väga oluline loom. Ja ma tunnen, mina olen kindel, et eesti keeles paljud sõnad on seatud selle loomaga. Ja mina jätkan uurimistööd. Aitäh!